Iraan vastab päisepäeva ajal tundmatute rakettidega Ameerika Ühendriikide vastu ning Lähis-Ida on taas häireseisundis, sireenid, tõrjed ja suits erinevates lahepiirkondades. Sel neljapäeval, 9. juulil 2026. Iraani reaktsioon tuli pärast uusi Ameerika rünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu, mille teatasid Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus. Vastuseks rünnakutele kaubalaevade vastu, Hormuzi väinas. Teheran ründas ameeriklastega seotud rajatisi Bahreinis, Kuveidis, Kataris ja teistes piirkonna tundlikes punktides, samal ajal kui Jordaania teatas tõrjetest. Ja Erbilit Põhja-Iraagis mainiti teadetes sireenidest diplomaatiliste ja sõjaliste alade lähedal. Samal ajal teatati plahvatustest Busheh, suitsust räägiti Shirazi kohta käivates teadetes. Ja pildid hävitatud raudteesillast Põhja-Iraanis suurendasid tunnet, et sõda on taas tabanud strateegilist infrastruktuuri. Mida Iraan selle vastulöögiga tõestada püüdis? Kuidas Ameerika Ühendriigid reageerivad, kui Teheran panuseid kahekordistab? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. See sündmuste jada algas pärast rünnakuid 3 kaubalaevale, mis liikusid läbi Hormuzi väina. Washingtoni põhjendus oli tagada Hormuzi väinas laevasõiduvabadus, kus kaubalaevad, tsiviilmeeskonnad ja ülemaailmne energiavool on sattunud surve alla. Trump ütles, et operatsioon oli praktiliselt lõppenud ning kinnitas, et uued Iraani agressioonid saavad veelgi karmima vastuse. Ameerika valitsus käsitles rünnakuid otsese vastulöögina, mitte sümboolse žestina. Just siin kriis eskaleerub. Iraan vastas, lastes droone ja rakette Ühendriikidega seotud objektide pihta Pärsia lahe piirkonnas. Iraani sõjavägi ise teatas, et sihtmärgiks olid Patrioti süsteemid Kuveidis, hoiatusseade Kataris ja Ameerika Ühendriikide armee poolt Bahreinis kasutatav kütuselao ala. Kuveit teatas, et nende väed seisid silmitsi tiibrakettide, 3 ballistilise raketi ja 10 drooniga oma õhuruumis ning 1 inimene sai killu haavata. Bahrein teatas samuti tõrjetest, samal ajal kui Katar kutsus üles diplomaatiale naasma ja mõistis hukka rünnakud kaubalaevade vastu Hormuzi väinas. Jordaania sattus tähelepanu keskpunkti pärast seda, kui kõlasid sireenid ja võimud teatasid, et Iraanist tulistatud raketid peeti kinni. See on oluline, sest Jordaanias asub Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolek ja piirkonna pingete kasvades muutub see sageli riskantseks koridoriks. Erinevus seekord seisneb selles, et Iraani vastulöök tuli päevavalges ja selge poliitilise sihiga. Näidata, et Teheran suudab endiselt tekitada ärevust mitmel rindel korraga, isegi pärast lööke, mida nad oma territooriumil said. Erbil mainiti samuti teadetes. Iraagi põhjaosas levisid teated sireenidest Kuveidis, Ameerika Ühendriikide konsulaat ja häire Hariri baasis piirkonnas, mis on juba tuntud Ameerika sõjalise kohaloleku poolest piirkondlikes operatsioonides. Tõsiasi, et Erbil on taas uudistes, näitab, kuidas Iraan ja Teheraniga seotud rühmitused püüavad survet hoida. Ka Iraagis, kus Iraani režiim on Ameerika kohalolekut alati pidanud mõjutamise ja hirmutamise sihtmärgiks. Iraani sees avas Ameerika vastus veel ühe rinde. Bushehris kostsid plahvatused. Bushehri provints, kus asuvad sadam, sõjaline kohalolek ja Iraani peamine tsiviiltuumajaam. Iraani võimud süüdistasid Ameerika Ühendriike rünnakus tuumarajatise lähedal asuvas piirkonnas, samal ajal kui rahvusvahelised agentuurid väljendasid muret igasuguse rünnaku pärast tundlike alade läheduses.
Kuni reaktori otsese kahjustuse kontrollimiseni puudus kindel viide selle kohta. Sellegipoolest on Bushehril tohutu tähtsus, sest iga plahvatus selles piirkonnas tekitab kohest hirmu Pärsia lahes. Põhja-Iraanis ilmusid piltidel ja teadetes tabamuse saanud sihtmärgina Aktegekani raudteesild, mis asub Akkala lähedal Golestani provintsis. See sild on osa marsruudist, mis on seotud Türkmenistani piiriga ja maismaa kaubandusega, mida Iraan kasutab ühenduse loomiseks Venemaa ja Hiinaga seotud koridoridega. Rünnak sellise infrastruktuuri vastu saadab sõnumi, mis ulatub kaugemale sõjalisest valdkonnast. Kui režiim püüab Hormuzi mereteed survestada, muutuvad ka tema alternatiivsed maismaateed haavatavaks. Shiraz jõudis uudistesse teate tõttu rünnakust ja nähtavast suitsust piirkonnas, kus asub elektroonikatööstusega seotud kompleks. Linn on Farsi provintsi pealinn, seal elab umbes 1,8 miljonit inimest ning see omab olulist rolli Iraani majanduses, kultuuris ja tööstussektorites. Mainitud kompleks on seotud kaitse- ja tehnoloogia valdkonnaga, mis seletab selle strateegilist tähtsust. Sihtmärgid ei valita juhuslikult. Need järgivad loogikat, mille eesmärk on vähendada režiimis sõjalist, logistilist ja tehnoloogilist võimekust. Associated Press teatas, et laevandusoperaatorid on hakanud üle vaatama läbipääsu turvalisust, samal ajal kui mõned laevad lülitavad välja transponderid või väldivad tarbetut nähtavust. Isegi kui osa liiklusest jätkub, nõuab hirm juba oma hinda. Iraani režiim püüab kättemaksu müüa kui suveräänsuse kaitset, kuid see samm paljastab ebavõrdsuse. Sõltumatus ühest ainukesest hoovast. Hirmu kontrollimine Hormuzis. Teheran teab, et ta ei pea võitma tavapärast sõda Ameerika Ühendriikide vastu, et kahju tekitada. Ta peab vaid veenma turgu, et laevad, baasid ja kaubateed võivad igal hetkel rünnaku alla sattuda. Washington teab seda samuti. Seetõttu sihtisid Ameerika rünnakud just rannikuseiret, mereväe võimekust, ladusid ja struktuure, mis toetavad Iraani survet väina piirkonnas. Poliitiline reaktsioon oli samuti karm. Mohammed Bakr Khalibaf kinnitas, et kui Ameerika Ühendriigid ründavad, saavad nad vastulöögi ning ütles, et Hormuzi väin avatakse uuesti ainult Iraani tingimustel, mitte Ameerika ähvarduste tõttu. See lause näitab Teherani ambitsiooni, kohelda rahvusvahelist mereteed, nagu see kuuluks režiimile. Pärsia lahe riikide jaoks on see vastuvõetamatu. Kuveit, Katar, Bahrein, Saudi Araabia ja teised piirkonna valitsused teavad, et kui lasta Iraanil üksi Hormuzi väina üle kontrolli omada, tähendaks see püsiva poliitilise maksu kehtestamist maailma energiavarudele. Kriis levis edasi ka Iisraeli ja Liibanoni piirile. Samal ajal kui Trump ütles, et usub, et Iisrael lahkub Lõuna-Liibanonist. Iisraeli kaitseminister Israel Katz vastas sellele. Ja ta kinnitas, et Iisrael ei küsinud luba Liibanoni sisenemiseks ega vaja luba sinna jäämiseks. Netanyahu ja Katz väidavad, et Iisraeli väed jäävad, kuni Hezbollah on relvitustatud. See rinne on oluline, sest Hezbollah on Iraaniga seotud relvastatud rühmitus. Ja igasugune konflikt Hormuzis kipub pingestama ka olukorda Lõuna-Liibanonis, kus tuhanded hooned on juba hävitatud ja pered on endiselt lõksus varemete, hirmu ja ebakindluse vahel. Ali Khamenei matus lisas kriisile veelgi sümboolset pinget. Sellistel hetkedel kipub Teheran levitama kahtlusi, et avalikust segadusse ajada, luua paralleelseid vaenlasi ja juhtida tähelepanu kõrvale põhiküsimuselt. Esimene juht, peamine mees, teie tapsite ta. Kes tappis ta? Teie. Süüdistate Saudi Araabiat Mashiki tapmises. Teie süü. Isegi Iraani välisministeerium ei ütle seda. Saudi Araabia tappis Ameerika komandöri. Sõda eskaleerus uuesti, sest režiim püüdis kasutada Hormuzi poliitilise relvana. Vastastikuse mõistmise memorandum, mis püüdis kriisi ohjeldada, ei ole ametlikult surnud, kuid hingab raskelt. Iraan panustas seni avalikustamata tüüpi rakettidele, droonidele, sireenidele ja hajutatud sihtmärkidele, et näida tugevamana, kui ta tegelikult on. Piirkond jälgib toimuvat ilma illusioonideta. Kui Teheran seab maailma nafta lauale relvana, ei ehmata see ainult Washingtoni.
See vallandab ülemaailmse häire. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõese infoga kursis. Teie panus aitab meil jätkata.